Tiina Peeli käsitöökanal, eelkõige muidugi tikkimiskanal ja tänane video tuleb sellisest tikkimisprogrammist nagu Cross Stitch Saga. Kuna ma seda programmi ise kasutan ja ma siin internetis lugesin, et küsitakse, et mis see on ja kas seda ikka on vaja, et ma teen sellise video, kus ma näitan ära, kuidas seda programmi kasutada. Ja mu video tuleb tõenäoliselt väga pikk ja sellepärast ma teen nii, et ma sinna alla kirjeldusse panen need punktid, millest ma olen rääkinud ja panen kellaajad, et kui te klõpsate sinna kellaaja peale, siis te näete täpselt videos seda kohta, mis teid huvitab. Mis see Cross Stitch Saga on siis? See ei ole mitte see programm, millega neid mustreid tehakse, vaid see on see, millega neid mustreid loetakse ja mis siis hõlbustab ja kiirendab tikkimist. Enne selle programmi muretsemist ma olin nagu täiesti veendunud, et kunagi tulevikus ma kindlasti proovin selle programmi ära või mõne teise sellise tikkimisprogrammi, aga mulle meeldib tikkida paberskeemide järgi, ma niigi kasutan igasuguseid nutitelefoni arvuteid väga palju iga päev. Ja veel 5 minutit enne selle programmi installeerimist olin ma nagu kindel, et ei, mina seda programmi endale ei võta. Aga otsustavaks sai see, et vaatasin YouTube'i ühte videot, kus üks naisterahvas rääkis sellest, et ta oli selline tikkija, kes tikkis hästi suuri pilte HE-de ja ST-de, mis on mitmeaastased projektid. Tema tikkimiskiirus oli enne 400 risti päevas. Siis pärast selle programmi kasutuselevõttu selle sama aja jooksul jõudis ta kuskil 1000 ristikest tikkida. Ja kuna mul on hästi palju selliseid pilte ja tikkandeid, mida ma jubedalt tahan ära tikkida, aga aeg on nagu väga piiratud, siis ma mõtlesin, et ma pean selle programmi ära proovima. Ja ma pean ütlema, et jaa, on ikka väga palju abiks. Aga sellest programmist nüüd. Mul on ta telefonis. Välja näeb siis praegu see ikoon selline, Cross Stitch Saga. Ja minul on praegu versioon 2.8.14. Et kogu see video, mis ma teen, räägib sellest versioonist, et kui te vaatate seda mõne aasta pärast, siis tõenäoliselt on mingid uued versioonid väljas ja see tähendab seda, et seal on kindlasti mingisuguseid uusi nuppe, uusi võimalusi, mida praegu ei ole. Ja oma video ma tegelikult mõtlesingi, et ma ehitan niimoodi üles, et ma kõigepealt näitan, kuidas seda programmi kasutada ja alles siis ma näitan, kust teda saab ja räägin sellest, kust neid skeeme saab. Aga ma arvan, et eelkõige enne, kui inimene seda hakkab kaaluma, kas ta endale tahab üldse osta seda või mitte, siis ta tahab teada, mis sellega teha saab. Et minu videos on siis kõigepealt, kuidas teda kasutada. Ja programmis siis endast, et välja näeb ta niimoodi. Minul on siin juba need skeemid, mis mul on alla laetud. Ja kui see programm osta, siis tasuta on kaasas selline skeem. Ülejäänud skeemid tuleb siia ise sisse otsida või osta. Loeb ta siis erinevaid pisteid. Ja ma kohe näitan, minu meelest siin peaks olema need kõik olemas. Näiteks prantsuse need sõlmed, tikkpiste, backstitch, poolristpiste, ristpiste ja kui on näiteks helmed või mingisugused muud pisted, et nende kõikide jaoks on nagu eraldi võimalus olemas. Aga võtame siis ühe mustri lahti ja ma näitan, mis sellega teha saab, kuidas need nupud siin sees töötavad. Minul on hetkel pooleli 2 tööd, mul on see kass ja need paabulinnud. Ja kui ma selle kassi lahti teen, siis keeran ta võib-olla niipidi. Ei tea, kas see on hea mõte. Sellest tikitud, et umbes selline see siis välja näeb ja seda saab suurendada. Ja see osa, mis on siis mul valge, see on mul ära tikitud. Töötab siis see niimoodi kõik, et 2 sõrmega saan ma teda siis suurendada, vähendada või liigutada. Et 1 sõrmega ma saan siin märgistada mingisuguseid asja, aga kui ma tahan liigutada teise kohta, siis ma pean 2 sõrme appi võtma. Siis hästi oluline asi siin on selline pliiats. Kui see pliiats on niimoodi ülespoole, ta on sinine, siis sellega saab märgistada ära tikitud pisted. Ja kui ta on allapoole, siis saab kustutada ära. See tähendab, et ma arvutasin üles nad. Üles ja alla. Nüüd seda sama pliiatsit annab siia, kui ta ette jääb, lihtsalt sõrmega vedada teise kohta eest ära. Niimoodi. Nüüd, kui ma hakkan siin liigutama seda skeemi, et ei juhtuks, et ma kogemata midagi kustutan ära, siis vajutades 2 korda sellele
pliiatsile, ta lukustub ja nüüd ma võin siin ükskõik mida teha, et ma tean, et see pliiats ei tööta. Seda lukustada veel teistmoodi, et siin näete on 2 risti ja kui ma alumisele ristile vajutan, siis tuleb välja siin selline lukus, pliiats lukus ja pliiats lukust lahti, pliiats lukus. Et siin ei ole nagu tagasi nuppu, et kui ma kogemata on pliiats lukust lahti ja midagi ära olen kustutanud, nagu oleks mul see juba tikitud, siis mul ei ole seda tagasi nuppu, et ta võtaks nagu 1 sammu võrra tagasi. Siis ma pean käsitsi ära kustutama selle jälle. Võtame läbi, mis need nupud kõik teevad siin. Et kõigepealt on siis selline silm ja vaat kui ma selle silma peale vajutan, siis ma näen umbes, milline see tikand näeb välja, kui ta on ära tikitud. Et see pilt näeb siis selline välja. Skeem ja pilt ja kui ma suurendan seda, siis on näha siin, eks ole, näete tikkpiste, poolristpiste, ristpisted, prantsuse need sõrmekesed, kanvaa tikkimata kohad, et sellise ülevaate saab, milline see pilt võiks tulevikus välja näha. Sellepärast, et palju skeemi vaadates ei saa aru nagu. See on selline huvitav asi. Järgmine sümbol on meil selline lamp siin. Ma arvan, et see on lamp. Ja kui ma siia peale vajutan, siis muutub skeem nii-öelda mustvalgeks. Et võib-olla mõnele inimesele ei meeldi värvilise skeemi peal tikkida, ta tahab mustvalget skeemi. Siin on muidugi praegu see, et kanvaa, mille peal tikitakse, on helesinine või siuke hall, et sellepärast on ka see siin hall. Aga ma võtan mõne teise skeemi, võtame selle kassi. Et näete, mustvalge skeem. Ja sellega on nüüd niimoodi, kui mul on see mustvalge skeem ja ma hakkan nii-öelda tikkima ja tikin mingi asja siit ära, siis nii-öelda kustutan ära, et siit on mul tikitud, siis need kohad, mis mul on tikitud, muutuvad värviliseks. See tähendab nii, nagu ma näen kanvaal, et ülejäänud on valge ja siis see tikitud osa muutub järjest nagu värviliseks. Mina tikin vastupidi, et mul on värviline skeem, värviline pluss veel sümbolitega ja need, mis ma olen ära tikkinud, siis ma kustutan nii-öelda valgeks. Nüüd järgmine asi, mis siin on selline naerunägu ja selle naerunäoga saab markeri värvi muuta. See tähendab seda, et kui ma muidu olles ära tikkinud siin, muutub mul see taust valgeks, siis siit ma võin valida värvi ja nagu näiteks roosa või kollase markeriga kõik tikitud asjad muutuvad mul roosaks või kollaseks. Kui ma siin hoian peal kaua, siis ma saan valida markeri värvi, mis värvi ma tahan. Tahan näiteks, et kõik, mis mul on ära tikitud, oleks roheline. Et miks see vajalik on, ütleme, see on siin praegu jube kirju skeem, aga et kui teil on skeem, kus on palju heledaid värve, hele, hall, valge näiteks, ja siis ei saa aru, et mis mul on tehtud, mis ei ole, siis on hea, kui ma saan selle markeri värvi valida siin ja teha ta teist värvi. Nii. Ja kui ma teen mingis, näiteks sellel skeemil teen selle muudatuse, et võtsin rohelised markeriga, et kõik, mis ma ära tikin, muutub roheliseks, siis kui ma võtan teise skeemi lahti, siis teises skeemil on jälle oma need eelistused ja ta ei lähe nagu ühelt skeemilt teisele üle, et iga skeem on omaette fail. Võtame mingisuguse teise skeemi, võtame sellise skeemi. Siin on selline märk, nagu väike ruut ja suur ruut ja kui ma siia vajutan, siis ma saan teha aktiivseks mingi osa skeemist ja ma saan seda niimoodi, seda osa, mis ma tahan tikkida, saan siis vastavalt seda ala suurendada, saan muuta selle kuju ja see on nagu hea siis, kui ma tahan, vaata, eks ole, see on nii suur töö ja ma tahan nagu ainult mingisugusele ühele konkreetsele osale oma tähelepanu pöörata, ma ei taha vaadata, mis mujal on, lukustan ära, see tähendab seda, et ma võin ükskõik teha, see ei liigu mul kuskile ja võtan siit ühe värvi selle ja võt siin üleval nüüd ilmub info, et see on ristpiste, konkreetselt see värv, ankormuline, mis number ja mitme niidiga ma seda teen.
ja kui ma nüüd vajutan siia nupu peale, siis selles ruudus ma näen ainult seda värvi, kus mul tuleb tikkida, ainult seda värvi. See tähendab seda, et need, kes värvide järgi tikivad, neil on jube hea niimoodi vaadata, neid muu skeem nagu ei sega, natukene siit paistab läbi, seda intensiivsust saab muuta. Vajutas ja hoidsin seal nupu peal, ma näitan veel kord selle nupu peale, vajutan, hoian siin natukene ja intensiivsus. Kui intensiivselt ma tahan, et mul muu skeem paistab välja või ei paista üldse välja. Peame natuke ta välja paistma, kumama. Ja võt ma tikin ainult selles osas oma töö näiteks ära. On inimesi, kes tahavad niimoodi teha. Võtan ära, tuleb mul kogu töö, kogu muster nähtavale. Ja kui ma tahan loobuda sellest, siis ma vajutan lihtsalt, et üks kord vajutas tekib selline aktiivne osa, mida ma saan liigutada. Nii. Teist korda vajutan, lukustab ära, näete, siia tekib väike lukk ja kolmandat korda vajutan, kaob see kõik ära. Nüüd vaatame siia, siin on 2 sellist ristikest. Nüüd alumist ristikest me vaatasime, see lukustab siis selle markeri ja siin on kustutab kõik näiteks ristpisted ära. Aga me teeme siia cancel, me midagi praegu ära ei kustuta. Ülemine ristike, kui välja jookseb siit. Siin on ka päris huvitavaid asju. Et kõigepealt siis ruudustik. Ma võtan natukene teistsuguse, ma võtan selle mustri lahti, näitan. Nii, ma näitan selle mustri peal, siit on nagu paremini näha. Näete, et siin on ruudustik. Ja kui ma nüüd siit ära võtan, siis mul jääb ainult 10x10 ruut järgi, et mul neid igat väikest ruudukest mustriskeemi peal näha ei ole, võib-olla mõnele jälle sobib see, mina tahan neid näha muidugi. Siis järgmine on 5x5 ruudustik. Siin ei ole praegu väga hästi näha seda 5x5 ruudustikku. Ma hoian siin peal kätt ja ma saan näete jälle valida värvi. Teeme ta punaseks. Punane vist ei paista välja. Nii. Eks ole, et ma saan, kui ma hoian siin peal, siis ma saan selle ruudustiku värvi muuta. Nüüd on mul siis, eks ole, 10x10, seal tees 5x5. Mina seda ei kasuta. Mina võtan selle ära. Nüüd võimalus on veel selline märk valida. Ja see näitab seda, kus on töö keskpunkt. Et on neid tikked, kes alustavad oma tööd keskelt tikkimisega. Mina ei ole seda kunagi kasutanud, aga ma näiteks selle töö puhul, mis siin on, mõtlesin ka, et miks mitte proovida. Et sa leiad selle kangal oma keskkoha, siin keskkoha ja siis sa tead, sul jääb igalt poolt võrdselt nagu ruumi sinna äärtesse. See näitab ära keskkoha ja jällegi hoides siin sõrme peal, ma saan seda värvi varieeruda. See oleneb sellest, mis värvidega mu see mustriskeem on, et välja paistaks. Nii ma võtan selle praegu ära. Siis järgmine on selline trepp ja see on nüüd parkimiseks. Et need, kes parkimismeetodi järgi tikivad, näiteks on diagonaalses parkimiseks, et sa ei pea ise kuskile mingit siksakke joonistama. Ta joonistab sulle need sakid ette diagonaalsed ja võt siis tikidki ainult selle diagonaali järgi ja siit saab vahetada üks diagonaal, teistpidi diagonaal, nüüd tuleb teistpidi diagonaal, mis vahe seal on? Noh, mitut erinevat varianti saab, 4 varianti vist ja siis võtad ära selle. Parkimiseks on see väga hea. Ja ka see redel siin on parkimiseks, see on nüüd siksak ülesse parkimiseks, ma muudan siin värvi ära, et ta välja paistaks, võtan siit punaseks, et näitan. Paneme siia külje peale peitu, et kes näiteks niimoodi üles siksakid. Miks siksakke, miks mitte niimoodi otse niimoodi sirgelt tikkida, on see, et ei jääks parkimise puhul võib jääda mõnel tööl ja mõnel inimesel näha täpselt need kolonnid, kuidas on tikitud, aga kui nüüd siksakki, siis näha väga silma ei paista. Ja siin on jällegi, eks ole, mis pidi sa neid siksakke tahad teha. Mitu varianti. Siis võtame teise rea ja teisel reas mul on sinine ehk siis sees aktiivne parkimise
niidi parkimise nupp, kui see on aktiivne ehk siniseks tehtud ja ma näiteks tikin mingit tööd, pargin oma niidi, see tähendab, et ma ei lõika teda ära, ma tikin temaga pärast edasi, aga ma lähen kuskile mujale praegu järgmist niiti tikkima, siis ma teen suuremaks, ma vaatan, kuhu mu niit pargitakse, hoian siin peal ja tekib selline aktiivne ruuduke, jälle ma saan seda värvi valida siin samamoodi. Ja kui ma tulen tagasi, siis ma ei pea mõtlema, et mis mulinee lõng mul nüüd seal Canva peal on. Ma vaatan, see on see värv pargitud sinna. Ja kui ma selle parkimiskoha tahan ära võtta, siis ma lihtsalt hoian siin jällegi näppu peal ja ta kaob ära. Ja ma võin neid kohti, kuhu parkida oma mulinee lõngu või endast jääb töö mul pooleli mitmeid. Jällegi oleks, kui oleks see pliiats mitte aktiivne, et kogemata midagi ei kustutaks või juurde ei joonistaks. Järgmine selline kompassi moodi nupp näitab meile, tõmbab pliiatsi siis teest ära, seda tööd ja selline punane ruut on seal, on see, mis on meil näha. See osa tööst on meil näha. Ja ma saan seda siis vedada siia igale poole. Eriti suurte tööde puhul on ju oluline, et ma olen siin parasjagu tikkimisel. Ma pean ütlema, et kui ma ise tikin, siis ma selle lülitan välja, sellepärast ta võtab mingi osa sellest tööpinnast mul ära ja mulle see ei meeldi. Nüüd järgmine on selline A-täht ja A-tähega saab sellist asja teha, et ma lülitan selle A sisse, ta on vaikimisi sees. Ma võtan jälle vahelduseks mingi teise mustri. Näete, algselt on kohe see kompass meil sees, selle ma võtan välja. Nüüd te näete, et lisaks värvile on iga selle ruudu sees mingi sümbol. Ja eks ole, me vaatasime juba seda, et kuidas võtta värv ära, et jääb ainult sümbolid. Aga siin see A-täht on selline variant, kui ma selle ära võtan, siis mul jääb ainult värv järgi. Et jällegi võib-olla mõnele meeldib nii tikkida, tal on niimoodi lihtsam ja panen sisse, siis on nii värv kui sümbol ja siit jääb ainult sümbol sellest. Nüüd edasi ma pean võtma sellise skeemi, kus mul ei ole täistikandit. Näiteks see on selline skeem, siin ei ole täistikand. Ja kui ma võtan selle rulliku, siis sellega ma saan seda tagumist tausta värvi muuta. Tootja poolt on see valitud, aga ma saan vaadata, et kui ma võtaks näiteks tumesinise Canva, missugune mu pilt välja näeks. Näete, selline näeb välja mu pilt siis. Kui ma võtaksin, võtame rulli peale siia, hoiame peale, siis tuleb see värvi variant. Kui ma võtan näiteks rohelise Canva, teeme ta heledama või teeme ta vastupidi tumedamaks. Vaatame silma peale, missugune eelvaade on. Ma saan siis valida näiteks endale hoopis teise sinna Canva taha. Ja pilt on kohe hoopis teistsugune. See annab selle võimaluse, see rull, seda Canva tausta valida. Siis järgmine on selline kalkulaator ja kui ma siia kalkulaatori peale vajutan, siis mul tuleb kogu informatsioon, mis puudutab seda skeemi. Näiteks on siin kirjas see, et selle suurus on 249 korda 130 ristikest. 39,5 korda 20,6 millimeetrit on töö suurus. Canva suurus on AIDA 16. See on see, mis on siis tootja poolt välja pakutud ja mis ka komplektis on. Ja siin on kogu vajalik mulineede nimekiri, kui palju seda vaja on. Et näiteks TMC, see on selline värv 3555, seda läheb vaja 0,2 meetrit. Ei ole meetrit, 0,2 geini seda dokki. Nii, aga see ei ole veel kõik, mida siit näeb. Siit näeb ka sellist asja. Okei, mul on komplekt ja seal on juba see kõik sees olemas, aga oletame sellist asja. Mul on silmanägemine väga halb ja 16 count on selline, mida on väga raske vaadata. Ja siis võib teha sellise asja, et ma võtan suurema numbriga counti, seda ristid tulevad suuremad. Näete, siin on 16, aga ma võtan hoopiski näiteks 11. Ja nüüd ma kohe näen seda, et selle loomulikult ristikest arv ei muutu mustrilehel, aga töö suurus on nüüd juba 57,5 korda 30 centimeetrit. Kui ma võtan 8 count, siis on töö suurus 79 korda 41,
aga kui ma tahan ta väiksemaks teha, ma võtan number 20 counti ja siis mul 13 korda 16 centimeetrit töösuur. Kui ma ostan ainult mustrilehe, õiguse mustrile ja seal ei ole kaasas ega vaade ega midagi, siis ma võin ju valida. Aga kui palju osta on küsimus? Kui palju ma pean ostma kanvaad, kui mul on näiteks teise suurusega kanvaad, et siia ma lihtsalt vaatan ära, panen muidugi õmblusvarud jätan otsa, eks ole, ja ma tean umbes, kui suurt tükki mul on vaja osta kanvaad selle töö jaoks. Ja siin on neid kangaid nagu hästi palju, siin on Aida, eks ole, mis on hästi levinud. No, võtame näiteks Murra Newcastle, mis on, eks ole, naturaalne linane. Ja siin on siis valik, et näiteks see on 40 count, eks ole, mis on väga väikesed ristikesed tulevad. Ja töö suurus tuleb seal 15 korda 8 centimeetrit ainult, kui ma üle 1 lõimelõnga tikin. Kui ma tikin üle 2, siis tuleb töö suurus 31 korda 16 centimeetrit ja kui ma tikin üle 3, siis tuleb töö suurus 47,4 centimeetrit. Kangaid on siin palju, eks ole, siin on linased, siin on even wave, mis on siis labasega spetsiaalsed tikkimiskangad. See on omaette teema, aga põhimõtteliselt need, kes tikivad, ütleme selliseid keerulisemaid töid ja tahavad ise veel midagi muuta selle töö juures, siis siin on nagu see olemas võimalus, kuidas seda teha. Ma võtan näiteks järgmise skeemi lahti, Mirabilia, ma ei ole seda veel tegelikult tikkinud, ma lihtsalt kustutasin mõned pisted siit ära ja võtan lahti sellise graafiku ja graafik on selleks hea, et ma näen, täna olen ma tikkinud 3346 pistet. Ma muidugi ei ole tikkinud, ma lihtsalt kustutasin neid. Aga nüüd, kui ma selle lahti võtan, siis ma näen, et mitu ristpistet. Siin on näiteks ka backstitch sees arvestuses ja siin on sees ka kõik eraldi poolristpisted, täna lihtsalt mul selle töö osas ei olnud. Helmed, täna mul siin ei olnud lihtsalt. Petit, siin ei olnud. Et põhimõtteliselt siin on näha siis päevade kaupa, mitu pistet ma olen päevas tikkinud ja siis veel pistete kaupa, et milliseid pisteid, mitu tükki ma olen teinud. Ja siin on siis näha kogu protsess, et kogu tööst on mul 24% tikitud. Ja kokku siis ma näiteks näen seda, et kogu töös on kokku 13 651 pistet. Aga ma näitan veel selle asja ära, et nüüd, et kui ma selle võtan lahti, siin on selline prügikast, eks ole, ma praegu kustutasin ära, osad pisted, nagu ma oleksin nad ära tikkinud, aga kuna ma seda teinud ei ole, siis ma kustutan, teen oma selle mustrile puhtaks. Et kui te vajutate siin statistika peal sellele prügikastile, vajutate OK peal, siis on teil kõik nullis, see tähendab, skeem on samamoodi puhas, nagu ta algselt oli. Et seda ärge tehke, kui te tahate edasi tikkida. Ja ma näitan oma kassi pealt siis oma töö edenemist, graafik. Ja siin on mul näha siis iga päev, kui palju ma olen tikkinud ja näed, vahepeal ma harutasin ja siin on kohe miinus 164 pistet. Sel päeval ma midagi juurde ei tikkinud, harutasin ülesse. Aga siin on ainult ristpisted, et siin mul muud varianti ei ole ja kogu tööst on mul tehtud siis 26% ja kokku on 22 427 pistet vaja mul teha. Et nüüd me oleme läbi vaadanud selle ülemise rea, mis need tähendavad ja kogu selle ikoonide rea siin ja selle väikese ikoonide rea siin. Aga nüüd meil veel on siin osasid võimalusi. Et kui ma siia vaatan, eks ole, me rääkisime sellest, et ma näen konkreetselt, kui ma siia vajutan, valin välja mõne märgi, et mis molinee number see on ja mitmekordse molineega ma pean tikkima, näiteks siin on ristpiste, eks ole, 3-kordse molineega. Ja kui ma tahan näha, siis kes tikivad värvide järgi, tahavad näha näiteks, et kui palju siin töö peal üldse seda on, eks ole, siis kui ma vajutan selle sisse, siis ma näen nüüd ainult selle töö peal ainult võt seda värvi, ja siin ma saan jälle intensiivsust muuta, et kui palju mul üldse ja kus mul seda värvi on vaja läheb. Kui ma nüüd siin number on, see on see molinee number siin peal hoian, siis mul tuleb lahti selline tabel, kus on kõik töös kasutatavad molineed nende numbri järgi. Eks ole, näiteks selles töös on gamma, võib-olla ka DMC või Dimensions või Anchor, mis molineed parasjagu on, eks ole, ette nähtud mitmekordse niidiga. Ja siin on siis näha see värv ja sümbol, millega ta on tähistatud skeemi peal ja kui mul ei meeldi see, siis on siin selline hammasratas
ja ma saan muuta seda värvi. Mis värvi ma tahan, eks ole. Panen cancel ja ma saan sümbolit valida, et ma võib-olla ei taha, et see sümbol, mis mul oli, mulle meeldiks mingi muu sümbol sinna asemele, eks ole. Ja ta muudab kogu skeemi peal siis selle värvi ja sümboli ära. Et kui tekib tahtmine, see oli siis, kui ma hoian siin selle numbri peal, eks ole. Nüüd siin on ainult cross stitch. Ma pean nüüd minema jälle mõne teise skeemi peale, kuna mul siin muid asju ei ole. Vaatame selle kassi peal, siin on hästi palju, see on see tasuta skeem, mis on kaasas. Ma vajutan siia numbri peale, hoian natukene all ja jookseb lahti siis kogu see info, mis mul siin on vajalik. Siin on näiteks, kui ma siin teen lahti, prantsuse need sõlmed, eks ole, Teamsiga. Ja kui ma selle aktiivseks teen, siis ma näen, kus mul need 3 prantsuse sõlme on mul terve musta värvi selle töö peal. Backstitch. Ma saan valida, kas backstitch tikkpiste on joonena või punktiirina. Ja mis on nagu hästi hea selle programmi puhul, et backstitchi sa saad eraldi välja tuua, see tähendab seda, et ma muudan kõik muu mitte aktiivseks, näed, sa panen silmad siia ja ma näen ainult backstitchi, mis ma pean tegema. Ja samamoodi, kui mul on tikitud, ma saan ta ära kustutada. Ja siin on ka, eks ole, osad tikkpisted on 2-kordse mulineega ja mulle tundub, et osad siia peale vaadates on 1-kordsega. Jah, 1-kordne muline ja siin on 2-kordne. Ja ma saan ära kustutada need, mis mul on tehtud. Et see on nagu väga hea. Ma teen nüüd aktiivseks tagasi, ma panen tagasi skeemi peale pool ristpisted. Ma teen aktiivseks pool ristpistet, ülejäänud need silmad kustutasin ära. Ja ma näen, kus mul on töö peal pool ristpistet. Aga võib-olla ma tahan niimoodi teha, et ma tahan näiteks selle sama, võtan värvi, punase värvi ja ma tahan kõik punase värviga ära teha, mitte ainult pool ristpistet, vaid ka ristpistet. Siis ma pean nüüd niimoodi tegema, et ma näen ainult siin punaseid pool ristpisteid, eks ole, pool ristpiste. Aga ma tahan kõike seda, mida kõik nii pool ristpistet kui võib-olla tikkpiste, kõik, mis on selle sama 66 värviga tehtud. Ja siis ma teen sellise asja. Ma hoian siin peal ja tuleb mul selline, näitab veel kord, selle koha peal hoian. Ja mul tuleb selline aken lahti nagu multiisolatsioon. Panen siia täpi. Okei. Ja nüüd ma näen skeemi peal nii pool ristpisteid kui ristpisteid, kõik, mis on selle värviga vaja teha. Et ma ei pea mitu korda edasi-tagasi käima, vaid et siin ainult rohkem ei olegi pool ristpistet, kui siin all on mõned. Kui ma siit võtan lindukese ära, siis ma näen ainult kas ristpistet või pool ristpistet. Ja kui ma tahan sellest loobuda, siis ma lihtsalt lükkan selle siia poole. See oli nüüd see info, mis meil jookseb lahti siit numbri alt. Eks ole. Teeme skeemi kõik aktiivseks, et kõik asjad oleksid skeemil näha. Nüüd on kogu skeem näha, huvi pärast vaatame, kuidas see kast näeb välja. Päris kirju skeem on. Sellega vist, ma arvan, ma olen kõik asjad ära näidanud. Kui mul on nüüd skeem lahti, siis see telefon või tahvel arvuti ei lähe sellele unerežiimile. Ta on lahti nii nagu vaatad videot, et sa ei pea kogu aeg nagu mõtlema selle peale, et nüüd ta läheb, ma pean jälle liigutama seal midagi kiirega või näpuga, et ta ei läheks tukkuma. Kui skeem on lahti, nüüd kui skeem lahti ei ole, ta on selles olekus siin, siis ta lülitab ennast välja nii, nagu teil on nagu määratud, seal mitme sekundi pärast ta välja lülitab. Ja hea asi on veel see näiteks, et kui ma mingid muudatused teen siin, tikkisin midagi ära, kas kogemata panen kinni või lihtsalt tahan kinni ta panna või läheb kinni, siis ma ei pea üldse muretsema, sellepärast et kõik need muudatused ilma, et sa kuskile vajutad, ta salvestab. Nüüd, kui ma tahan sellist asja, et ma tahan, et need muudatused, mis ma siin tegin, ei oleks mitte ainult mul siin skeemil, vaid näiteks tahvlisse tahan edasi tahvli pealt tikkida, siis ma pean need muudatused salvestama pilve Dropboxi. Ja nagu ma ütlesin, see programm on Dropboxiga hästi tihedalt seotud. Kui ma siia vajutan üles, siis ma saan Dropboxi ja ainult näen neid faile, mida mul siis see programm avab. Kui ma tahan nüüd salvestada, et ma saaksin oma teise sellest nutivahendist kasutada seda muudatust, siis siin on 3 sellist märki
ja kui ma siia vajutan, save, ja siis ta küsib, et paned talle nimi. Et kui sa esimest korda save'id seda skeemi, siis ta küsib nime. Nüüd, kuna ma olen näiteks juba seda mitu korda save'inud, siis ta teab, et see on padikass, panen siia okei ja ta on salvestanud sinna Dropboxi mulle selle muudatuse. Ja kui ma tahan mujalt siis lahti võtta selle muudatud faili, siis ma vajutan siia 3 ristile ja laadi alla ja siis siin on, võtan selle kõige viimase selle lahti ja open. Siin saab muuta selle skeemi nime, kustutada, seda me ei taha. Kas tahate kinni panna? Jah. See oli siis selline ülevaade, kuidas kasutada, et kui te siia hammasratta peale vajutate, siis siin on lisaks sellele infole, eks ole, mida te saate vene keeles või inglise keeles, siin on kogu see info olemas. Lisaks sellele, kui ma siia vajutan, on videoõpetused ja kui siia vajutada, siis peab olema internetiühendus, ta läheb YouTube'i ja avab need videoõpetused ja videoõpetustega on see tore asi, kuigi siin on vene keeles kirjutatud, et kui te vene keelt ei oska, siis videoõpetused ise on ilma igasuguse keeleta, seal ei ole mingit helitausta. Ta on saada siis nii Android-süsteemile kui Apple'i süsteemile ja alla saab laadida teda siis Google Play poest, kui teil on Android-süsteem ja iOS-il on vist siis Apple Store. Kirjutategi sisse Cross Stitch Saga. Minul on ta muidugi alla laetud ja installitud ja maksab ta, minu meelest ta maksis mul kas 13 või 14 eurot ja välja töötatud. Ma arvan, et Irina Jaroslav, millegipärast ma arvan, et nad on Venemaalt, Rossija, jah, Venemaa. Mis selle programmi juures on hea, on see, et kui teil on näiteks nutitelefon ja teil on ka tahvelarvuti ja võib-olla tahate ka tavalisse arvutisse seda panna, siis te ei pea mitte mitu korda seda ostma. Te muidugi laete igale poole alla, aga ta on seotud teie Google kontoga ja kui teil on sama Google konto nendes kohtades, siis te saate igal pool seda kasutada. Üks asi veel, mida on vaja, mida minul ei olnud, see programm töötab ainult siis, kui teil on ka Dropboxi konto. Ilma selleta ta üldse ei tööta, on sellega väga tihedalt seotud ja Dropbox on tasuta. Et sinna lihtsalt tuleb konto teha teil ja see installeerida. Minul ei olnud tükk aega seda, ma kunagi kasutasin, aga aastaid mul seda vaja ei olnud. Et ma spetsiaalselt selle programmi jaoks pidin sellega installeerima. Ja see annab selle võimaluse näiteks, et kui ma olen tikin telefonist, näiteks olen reisil, võtan ainult telefoni ja tikandi kaasa ja siis koju minnes võtad tahvelarvuti lahti, siis kõik uuendused, mis sa oled tikkinud, on seal näha selle Dropboxi selle pilvesüsteemi kaudu. Tavaarvutis siis nii palju, et ta võib töötada ka tavaarvutist, kui teil on selline puutetundlik ekraan, aga kui teil on ainult hiir, siis te peate otsima seda infot, et ma midagi olen näinud, et ta ikkagi on võimalik kasutada ka tavalises arvutis. Nagu ma ütlesin, et see on tikkimisprogramm, et sellega tikandeid mustreid teha ei saa, et ainult loeb tools info ja ma näitan teile ära. Ja vene keeles, inglise keeles, mida ta loeb neid formaate, siis lõpuga Saga, Cross Stitch Saga spetsiaalsed programmid. Kõige rohkem ja mida mina olen kasutanud on otsingutes on XSD lõpuga programmid, mida tehakse siis Pattern Makeris, PAT lõpuga ja XSP lõpuga need failid. Neid ta loeb ja mida ta ei loe ja mida ta ei toeta, mida ta ei loe pildifaile, see tähendab JPG, PNG ja nii edasi, ja ta ei loe ka PDF-faile. Aga sellest ma räägin video lõpus, kui teid huvitab, kust neid teisi faile saada. Järgmine küsimus on see, et kust neid skeeme saada. Ja see on selline natukene eetika küsimus, et mina ütlen ausalt, et minul on ostetud kõik asjad välja, päris komplektid ja mul on ostetud välja ka päris skeemid. Aga selge on see, et absoluutselt kõik skeemid on tasuta internetis saadaval tegelikult. Kas nad on õiges meile vajalikus formaadis selle programmi jaoks, seda muidugi mitte. Aga jah, et guugeldate siis, et see, mis ma edasi räägin, jääb nagu teie südametunnistusele siis.
variant on ja siis see, et kirjutate Google'isse sisse download pattern, seal XSD laiendiga ja siis peate teadma tootja nime, peate teadma kas siis selle komplekti nimetust või veel parem seeria numbrit, on spetsiaalselt sellised leheküljed, kus on neid üles laetud tuhandetes. Siis, kes vene keelt oskab, siis vene keeles on neid veel rohkem, kirjutate siis skачать схему ja mis skeemi te otsite. Hästi palju jagatakse, on nii-öelda see venekeelne Facebook, nii-öelda, eks ole, kontakt, V-kontakt, kus gruppides jagatakse hästi palju, praktiliselt kõik skeemid on saadaval. Mina olen leidnud kõik nagu internetist kõik asjad, mis mul on vaja olnud. Nüüd teine variant, kuidas neid skeeme saada, on see, et kui tänapäeval näiteks autoriskeeme tehakse, et siis küsitki autorilt ja tänapäeval juba nad isegi annavad kaasa kohe nii PDF-faili kui XSD laiendiga faili, sest nemad kui mustrid teevad, siis nad teevad seda nii või teisiti Pattern Makeris või mingis taolises programmis, et neil on see algfail nii või teisiti olemas. Et lihtsalt küsida, kas teil on seda, kas te annate, kui ma ostan PDF-faili, sellega kaasa selle faili mul on vaja, sest ma kasutan Cross-Stitch Sagat. Aga nagu ma ütlesin, et tänapäeval juba antakse kohe ostuga kaasas, vähemalt Venemaal, ma ei räägi läänest. Kolmas variant on see, et te teete ise PDF-failist loetava faili ja selleks on vaja teil õppida kasutama Pattern Makerit. Need on siis 3 teed, igaüks siis ise vaatab. Ja selle kasutamine, selle failide sinna importimine ei ole ka midagi rasket, sellepärast et kui ma näiteks leian internetis mingi faili, ma tõmban ta endale telefoni alla laetud failidesse, siin on mul olemas täitsa see. Ja kui ma siia nüüd vajutan, see on mul samas telefonis, eks ole, kus mul see programm, siis ta kohe esimesel korral ta küsib, et millega teda avalda ja pakub välja siis ja ma valin sealt selle ikooni Cross-Stitch Saga ja ta automaatselt paneb siia ja automaatselt paneb ise Dropboxi. Ja rohkem ma sellega vaeva nägema ei pea ja põhimõtteliselt ma võin ta siit alla laetud failidest ära ja sa võid ta muidugi kohe tõsta Dropboxi, selle faili, selle laiendiga faili, eks ole. Ja siis, kui sa lähed siin Cross-Stitch Sagasse, siis võtad siit Dropboxist lahti ja vaatad, kus sul see on, vajutad sinna peale ja ta siis laeb sinna Cross-Stitch Sagasse. Et iseenesest on see väga lihtne kasut. Ma ei tea, video sai pikk ja keeruline, ma kujutan, et see asja kasutamine, kui sa saad kätte, see on lihtne, seda enam, et tegelikkuses sa ei kasuta kõiki võimalusi, mis siin on, nii nagu enamus programmidega. Et sa vaatad, mis sulle sobib ja kasutad ainult neid asju, mis sa tahad. Et kui teil on küsimusi, siis võite kirjutada küsimusi, saata. Ma katsun vastata. Küllap on Eestis neid teisigi, kes juba neid Cross-Stitch Sagat kasutab või on ka teisi programme ju. Aga minu video sai täna selline. Ja tikkimist jälle nägemiseni.